no tšau, vaata, mulle hakkab üks asi kohale jõudma ja vaata, esiteks see on, me nagu seestpoolt oleme kontrast, milline maailm meie subjektiivsest vaatenurgast on, võib olla nagu väga erinev. Minu maailm seestpoolt, kuidas mina asju näen ja minu jaoks asjad töötavad ja toimivad, mis asjad ei toimi, on võib-olla küllaltki teistsugune kui kellelgi teisel. Jah. Et me paistame välja küll nagu, et üks keha ja kaks kätt, kaks jalga, üks pea. Et võiks arvata, et mängureeglid, selle elu reeglid on kõigile ühesugused. Aga mulle hakkab nagu kohale jõudma üks asi, et me ise, paljud reeglid on sellised, mida me ise saame teha. Nagu me saame ise mõjutada seda, kuidas see reaalsus meie jaoks toimib. Nagu mingisugune placebo efekt. Et see, mida ma usun, nii need asjad käivad. Ja. Aga inimesed on nii palju erinevaid ja lugusid ja uskumusi, mida inimesed usuvad, mis iganes suhete kohta, kuidas mingeid asju ära luua. No mille iganes kohta on meil erinevad lood ja siis ka veel see, et näiteks mõnel inimesel on südametunnistus, teisel ei ole. Ja tema jaoks on mängureeglid, nende kahe inimese jaoks on mängureeglid erinevad. Mõni nagu saab kogeda, mida teine inimene tajub ja tunneb nii-öelda oma nahal, on selline nagu päris empaatia ja teisel võib olla kognitiivne empaatia ja tema nagu ei tunne, aga ta saab aru, mis toimub nagu nii-öelda mõistuse tasandil saab aru. Ja lähtuvalt sellele siis on erinevad võimalused. Aga väga tundub, et väga palju asju on sellised, mida me ise saame. Nad on nagu tundub, et on nagu üks väli ja üks reaalsus. Aga iga inimene on siis oma reaalsuse, ütleme siis Jumal. Jah, oma reaalsuse, oma elu Jumal. On ka universaalsed seadused, mis siin tundub, et toimuvad. Aga on ka individuaalsed reeglid, kuidas minu jaoks või sinu jaoks asjad toimivad. Ja neid reegleid tundub, et saab muuta. Vaata, me ei tea, mis on võimalikud, kuidas loodusega saab rääkida näiteks. Ma ise ka alles katsetan, proovin mingisuguseid asju lihtsalt loitsuda seda reaalsust ja näha, mis asi toimib ja mis asi ei toimi, kuidas saab ja kuidas ei saa. Et meil on, vaata, ega kes see meile õpetab selle reaalsuse kohta, nagu kes koolides meil õpetatakse, kuidas, ma ei tea, võib-olla mingid, kuidas arvutada ja kuidas nii-öelda valitsuse seaduseid järgida, aga see nagu sügavamale vaadata, nagu et oota, äkki ma saan, mis asja nagu, et mismoodi ta sügavalt nagu toimib. Selle jaoks peab minema kusagile nõia kooli ja sind kantakse uhuu pähe maha kohe, kui sa hakkad avastama oma reegleid, kuidas sinu jaoks on võimalik. Igavese õpilase mentaliteet tuleb siin kasuks. Kui inimesi kuulata, siis ka saab aimu, okei, ma saan aru, no et ma näen nagu tähelepanelikult kuulates mingeid väiteid,
reaalsuse või tema enda kohta või millegi kohta. See annab nagu aimu, millised reeglid see inimene on endale teadlikult või alateadlikult teinud. Enamus reeglid, enamus see, kuidas me elame, milliste reeglite järgi, need on kõik nagu keskkonna poolt tulnud ja nad on nagu sellised alateadlikud programmid. See on selline, see käib nii ja see käib naa ja see käib nii ja see on ainult nii võimalik. Aga kui hakata nagu ise kompima maad, vaadata, mis äkki on siin kuidagi muud moodi veel võimalik ja näiteks mõni ütleb, et millegi saavutamise jaoks on vaja nagu see mingit konkreetset tegevuskava, kõik plaani, et samm-sammult välja tuua, kuidas selle sihtmärgini jõuda. Ja ütleme nii, ühel on nagu selline, et ei peab nagu seda, et täpne programm peab olema, kuidas eesmärk saavutada. Aga teine ütleb, et piisab sellest, kui ma lihtsalt tahan. Ja, et minu tahe on universumi tahe. Ja kui ma lihtsalt tahan, annan taotluse, et universum loo ära mulle see asi või see olukord, sest ma tahan seda proovida või kogeda või katsetada. Et leia ise parim võimalus, moodus, tee, aeg selle jaoks ja ongi kõik. Et mitut erinevat lähenemist ma näen, on võimalik kasutada, et mis resoneerub nagu sinuga, mis tundub sulle õigem. Ja nii on nagu väikeste detailidega täpselt nagu see saab nagu kõikidesse valdkondadesse elus imbuda see placebo efekt. Või mis sina arvad sellest? Ma räägin, et on ka universaalsed seadused, tundub, et on ka universaalsed seadused. Gravitatsioon toimib kõigile ja inimestena. On seadused, mis toimivad kõigile. Aga on ka reeglid, mida me saame ise endale oma universumis või oma maailmas saame kehtestada omad reeglid, kuidas meie maailmas asjad on. Et see hakkab nagu vaikselt mulle nagu kohale jõudma ja ma järjest rohkem hakkan märkama neid lugusid, mis võib-olla ei teeni või ei ole kasulikud sellist lugu uskuda. Siis vaatad ümber, aga kuidas ma tahaks, et selle asemel asi oleks või kuidas see toimiks, kuidas ma soovin. Ja siis proovid omamoodi. Ja, kuule, aga kõik head ja ilusat nädalavahetust sulle.